Teen 15 take 2. Oota, meil on pealtvaataja. Vaikus. Aprilli lõpus lubati meid esimese aasta telemagistrante tegema oma esimesi lühifilme. Võtteperioodi käigus said purki 3 filmi. Vabane võrgust, Putini jaht ja Verimagus. Putini jaht on väike kogupööre absurdikomöödia, mis räägib sellest, kuidas 3 last võitlevad selle vastu, et päästa enda sõpruskond. Nad peavad kõrvaldama Venemaa presidendi Vladimir Putini. Vabana võrgust on lühifilm, mis räägib loo 4 sõbrast, kes lähevad vanasse maamajja nutivõõrdust tegema. Ja lõpuks tegelikult tuleb välja, et nad ei ole siin majas üksinda ja siis hakkavadki lahti kooruma sellised vanad kooliaegsed patud. Ja siis Lukas sai viibuta sõrmega või sa viibutad sellega ikkagi? Meie film kannab pealkirja Verimagus ja lugu ise räägib 2 noorest inimesest, kelle vahel on kunagi midagi olnud, kes ei ole osanud seda võib-olla õigesti ära lõpetada ja nüüd maadlevad suhtlemisprobleemidega ja satuvad ühel peol kokku ja üritavad oma muret siis lahendada. Kardan verd. 3 stsenaariumit valiti välja stsenarist ja õppejõud Leana Jalukse loengutes kirjutatud lugudest. Kust sündisid aga ideed just neid lugusid jutustada? Täiesti out of random. Jõin Pirogovi platsi peal ja kirjutasin enda telefoni, kuidas tappa Putin. Ja sellest hakkaski lugu pihta. Selle filmi idee sündis tegelikult kosmosest, ma võiks öelda. Kõige olulisema nüanss võib-olla selle juures on see, et ma tahtsin kirjutada lugu noortest. Huvi noorte inimestega filmi teha oli võib-olla selle juures kõige olulisem. Võib-olla lihtsalt see idee tuligi sellest, et tahaks näidata, kuidas noored tänapäeval suhtlevad ja on ja millised probleemid sellega kaasnevad. Kursuse juhendaja Olle Mirme soovil määrasid tiimid enda seast filmile eraldi lavastaja, kes vastutas näitlejatöö eest ning režissööri, kes vastutas loo pildikeele eest. Kuidas võtteplatsil selline koostöö aga sujus? Ma ei ütle, et me oleks vaielnud, aga me mingid sellised teemad me rääkisime üsna põhjalikult selgeks. Ja kui me mõistsime seda, siis minu meelest mul oli endal vähemalt väga lihtne edasi minna. Mul oli hea meel, et siuke split sai tehtud, et ma ei olnud kunagi teinud siukest selles valdkonnas jagatuna. See oli väga põnev. Ega ma täpselt ei teadnudki, mis seal kaamera taga toimus. Seal oli ainult Annabel, mina olin seal lastega haipisin kogu aeg. Ma midagi muud ei saanudki teha väga. Aga see selles mõttes töötas hästi, et kuna meil olidki lapsed, samal ajal kui Oliver juba rääkis lastega, et mis meil siin toimuma hakkab, mina sain kaameraid valmis panna. Et aja kokkuhoid ilmselt oli kõva tänu sellele. Muud moodi ei olekski saanud vist väga. Võtteplatsi kõige olulistemaks punktideks peavad kõik 3 tiimi üksteise usaldamist, katsetamisjulgust ja oskust oma muredest rääkida. Mida mina ka õppisin sellest võib-olla kõige rohkem on see, et kui on mingisugune probleem, siis mine ütle kohe ja see laheneb ka, et ära endasse seda hoia. Me võtsime väga suure ampsu, me tegime filmi lastega, me tegime komöödia, 2 keerulist asja me tegelikult ei tohiks teha. Ja kõik ütles meil ka, et see ei tööta, ei saa hakkama sellega. Aga samas, et kus siis veel proovida, kui mitte praegu siin koolis nende turvaliste seinte vahel, kus meil on see turvaline raam, mille vahel siis hullu panna ja ongi hull olla. Ma vaatan platsile, seal on nii palju inimesi, keda ma ei tunne, aga ma tean, et nad on heast südamest siin ja tahavad meie filmile parimat. Et mind see hästi liigutas. Siukse lühifilmi puhul on see hästi oluline, et kellega sa koostööd teed. Ja toredate inimestega enda ümber on tegelikult kõik võimalik. 2, 1, läks! Miks me siivaldus ka kinni?